Puupaadi iga on 30 aastat, aga see on teooria. Praktika on see, et ta on ajatu. Kui seda hooldada, võib-olla tuleb mõni pardaplank ära vahetada, kui teda törvata ja õlitada, siis võib ta elada 1000 aastat. Põhimõtteliselt võib öelda, et siin on üle 100 erinevas mõõtmes puitdetaili kokkuvõttes, nii hästi hinnanguliselt ümmarguselt. Ma ei ole kunagi neid viitsinud kokku lugeda. Pole mõelnud niimoodi, et palju neid tegelikult on. Isegi sama koha peal külgede peal olevad paadiplangud on erineva kujuga natuke siit, natuke sealt erinevad. Täpselt ühesuguseid tükke ei ole paadis siin mitte ühtegi. Paadilaudadel, selliste traditsiooniliste paatide laudadel ei ole ühtegi sirget joont õieti kuskil. Kõik on selline sinka-vonka ja üles-alla. Et kui vaadata nüüd, kuhu see läheb tegelikult, siis see läheb nii pidi ja selle külje peale siia taha, ahtrisse. Ja tundub, et ta nagu keeraks siit alla. Aga seda on vaja niimoodi lõigata selleks, et tegelikult, kui ta siia peale painutada, siis kõik see asi läheb 3-mõõtmeliseks ja ta keerab niimoodi vinti ennast ja ta läheb hoopis üles. Et siuke 3-mõõtmeline ajuvabadus, millega peab natukene harjuma, et aru saada, kuidas see asi tegelikult töötab. Tegelikult asi on mingites traditsioonide hoidmises, mingi pärandi hoidmises. Klinkerplangutusega paadid Põhjamaades on arvatud UNESCO pärandisse. Just see klinkerplangutuse tehnoloogia, mis on viikingi aegadest pärit otsapidi. Karveelplangutus, see, kus plangud on serva vastas niimoodi, see tuli tükk maad hiljem. Klinkerplangutus, kus ühe plangu serv katab teist planku. See on viikingi aegadest pärit ja viikingid olid teadupärast väga kõvad meresõitjad. Et see tehnoloogia on hea ja töötab siiamaani. Ja selleks, et seda pärandit hoida ja see puupaat tegelikult sõidab ka, kui nüüd praktikalt võtta, ta tahab hooldamist loomulikult rohkem kui plastmass või mingi plekk. Aga tal on hing sees ja ta sõidab laines hoopis teistmoodi. Ta sõidab tuulega hoopis teistmoodi kui plastikpaat. Selle väikese mudeli idee on see, et hakata sellega käima koolist kooli ja näidata lastele, milline on välja näeb üks puupaat. Suurt paati me kooli sisse kusagile venitada ei saa, aga väikese mudeli küll. Ja siis pärast peame koolilastele ka väikese loengu, kuidas ehitatakse puupaate, kuidas neid hooldatakse, milline on puupaatide ajalugu, alates viikingite puupaatidest kuni tänapäevaste puupaatidele välja. Tehakse kõigepealt koht valmis, kus seda paati ehitama hakata. Seesama pukk selline tavaliselt käib alla, sest keegi ei viitsi seal roomata mööda maad. Et ta peab olema natuke ülespoole tõstetud, on lihtsam teha. Ja looditakse see kõik ära, see pukk ka. Pannakse sinna peale siis kiil, koos täävik ka külge siis sinna, et täävik külge kiilule ja kinnitatakse see kõik siia puki külge. Suurte paatidega käib täpselt samamoodi. Antti räägib, et sellele paadile tulevad lõpuks ka mastid peale. Tulevad selle paadi jaoks, selle mudeli jaoks. Mastid tulevad umbes nii kõrged. Ja kuskilt siis üks mast jookseb siit peaaegu keskelt, hakkab tulema. Teine mast tuleb siit päris eest. Väiksed mast. Oliti ka, isegi väiksed paadid olid siuksed 6-7 meetrised juba olid 2 mastiga. Et sai rohkem purje peale panna ja sai kiiremini sõita. Mul on teile küsimus, kas paat sõidab siis ka, kui tuul enam-vähem vastu puhub? Jaa.
õige vastus on jaa. Kui ta täiesti nii-öelda 0 kraadiga on, siis ta ei lähe edasi. Aga kui on väikese kraadiga juba nurga all, seda nimetatakse Bernoulli või Bernoulli printsiibiks. Et puri hakkab teistmoodi tööle. Jaa, puri hakkab niimoodi tööle, et ta nagu õhk hakkab ringi käima ja ikkagi paat läheb edasi. Jah, mitte ei puhu edasi paati, vaid tõmbab paati. Jah, täpselt nii. See on nüüd siis jah, see on ahter, see on vöör. Vöör on esimene ots, ahter on tagumine ots alati. Ja need pardad on ka siis niimoodi, et kui vaadata nüüd siis laeva nina poole, et siis parem parras, siinpoolne parras on siis tüürpoord ja vasak parras on pakkpoord. Tüürpoord on, need pardad on sellepärast, parem parras on tüürpoord, kuna viikingi laevadel ei olnud tüür päris tagasi, vaid oli paremas pardas siuke suur mõla. Suur aer oli, millega tüüriti siis laeva. Me alustasime selle paadimudeli ehitamist Lümanda koolis ja tegelikult oli põnev see, et näiteks tüdrukud olid väga huvitatud, me hakkasime naelu tegema vasktraadist ja tüdrukud olid väga huvitatud sellest asjast. Ja tänapäeval ongi natukene, vanasti oli nii, et habemega vanamehed olid kaptenid ja poisikesed olid purjeotsa või mastiotsa ronijad ja purjeteiskajad, aga tänapäeval tegelikult paljud laevad on mehitatud hoopiski naistega, nii tüürimehed, nii kaptenid, mis iganes. Nii et me loodame sellega. See ei ole ainult see projekt, et me peaksime saama neid puupaatide ehitajaid väga palju kusagilt ja kusagile, vaid see on see, et tõsta seda merehuvi, tõsta laevaehitushuvi ja see on see üldine taust. See originaalpaat, mille järgi ma need joonised tegin, asub Soomes Rönnasi eramuuseumis, Saaristo muuseumis. Ja selle on ehitanud 1902. aastal Eesti paadimeister Joosep Piibemann. Originaalpaadi pikkus on 6,2 meetrit. See on tehtud nüüd selle mõttega, et kui hästi läheb, siis saame siin Eestis ehitada selle suure paadi koopia ka kunagi ehk. Ja selle siis teeme 7-meetrise, natuke suurema. Ta on 2-mastiline, 2 purjega ja ütleme niimoodi, et on kõige klassikalisem, kui soome keeli on ta verkkovene, eesti keeles võrgupaat, kõige klassikalisem, puhtatõulisem Eesti stiilis võrgupaat. Et kui ta panna kokku praegu, kuidas see terve laud oleks paadi peal, siis ta näeks välja umbes selline. Kuna need plangud, kui vaadata, siin on omavahel kõvasti nurga all, et see on üks nurk ja siit tuleb teine juba. Ja siin ongi see, kui käega katsuda, siin on see maha ööveldatud osa 1 sentimeetri laiune, täpselt igas kohas on see siin plangu peal erinev. Jällegi see öövli koht ka. Et siis paneme naelad, mida ma otsisin üle maailma ja leidsin Prantsusmaalt, vasknaelad. Siia paati plankude kinnitamiseks on umbes 700 naela. Ja need tuleb igaüks eraldi siia neetida. Lüüakse see nael siit läbi ja teine ots needitakse kinni niimoodi, et ma natukene teen sohki, tegelikult peaks seda neetima niimoodi, et väljaspoolt lööd haamriga, seespool on kaamer vastas ja ta ise pöörab sisse. Aga kuna siin on nii vähe ruumi ja nii tillukes asi, siis ma teen lihtsamalt, ma painutan selle tagasi pööratava naela otsa juba natukene ära, konksuks veidike. Ja siis tuleb, kus teine paadihaamer on. Ja siis hakkab neetimine, et väljaspoolt lüüakse, seespool on haamer peal, väljaspoolt lihtsalt lööd, kuni sisemine osa hakkab painduma ja alla minema. Kuni ta siis läheb. Ja nüüd saab siis kinni neitida. Et praegu näeme seda ehitusprotsessi ja see mudel annab selle, et inimene näeb seda paati alt ja ülevalt, eest ja tagant.
Siit saab nagu ääre alt katsuda, saab kenasti vaadata, mis ja kuidas siin on ja kuidas see plangutus on tehtud, kuidas need naelad on nii-öelda tagasi pööratud naeltega tehtud. Et siin saab natukene jutustada, kui meil kõik asjad oleks vees, siis pole seal jutustada midagi. Nii et teie käsi on kõikide Lümanda kooli lastel siia külge pandud ja Anti on selle paadi valmis teinud ja nüüd ta jääb nädalaks teie juurde siia vaatamiseks ja imetlemiseks ja Anti natukene räägib paar sõna sellest paadist. Et sellised aerud on ka olemas, täitsa need käivad siia tullidesse, tullid ehk tollid. Vanasti käis siis sõudmine siit niimoodi kahe vahendamisega. Olge siis heatahtlikud ja sõbralikud selle laeva suhtes, sest ta nii on.